Tulge demokraatia trenni! Tere tulemast demokraatia trenni! Tere tulemast! Demokraatlikus ühiskonnas elamine nõuab meilt teatud oskusi, teatud suutlikkust. Me peame käima valimas. Riik on antud tegelikult nii-öelda inimeste rahva kui kõige kõrgema võimu kätte. Ja see tähendab seda, et meil peavad olema teatud oskused, et osaleda selles ühiskondlikus elus. Valimas käia, inimestega suhelda, osaleda kodanikuaktivistidena, kodanikualgatustes ja nii edasi, nii edasi. Ja sellepärast on meie head sõbrad Taanist, kes on ühtlasi ka osa sarnase arvamusfestivali korraldamises Taanis, välja töötanud sellise musklite treenimise programmi. Dialoog ja teineteisega suhtlemine, see ongi demokraatia. Kas te olete valmis? Jaa! Väga hea. Siis alustame. On vaja julgust, et tõusta püsti, mõelda valmis oma mõte, oma seisukoht, see sõnastada ja see valjult välja öelda, nii et sind ka kuulda võetakse. Mu nimi on Marta ja ma ütlen välja arvamusfestivali kohta. Ma ütlen välja oma arvamuse Eesti noorte hariduse kohta. Ma ütlen välja oma arvamuse spordiharrastuse osas. Nüüd olen valmis! Super! See on minu jaoks oluline, et näha, milline üldse tulevikuharidus. Miks mina valisin sotsiaalse ebavõrdsus on see, et ma arvan, et see on väga oluline teema Eesti ühiskonna jaoks praegu. Maailmas jõujooned ja jõukeskused on nihkumas mingil määral. Iga inimene enam ei saa aru sellest maailmast, mis seal nagu toimub. Rääkimata sellest, et ka paljud sellised nagu asjad... Räägime üks olemisest, me mängime üks olemisest. Tegelikult me ei ole. Tegelikult on meie vahel illusioonid, valearvamused, eelarvamused, hirmud. Et ma arvan, see on teema täna, mida me peaksime arutama. Kuhu me järgmiseks oma sihid seame? Mis on teie põhiveendumus? Kõige tähtsam asi, mida te tahate selle teema juures öelda, on märkmikusse kirja. Oleme peaaegu lõpusirgel ja jäänud on veel viimane pingutus. Me oleme siin trennis tegelenud oma häälega. Me panime tööle oma hääleaparaadi. Me leidsime endale teema, mille kohta me tahame midagi öelda. Ja me panime kirja oma arvamuse selle konkreetse teema kohta. Ja nüüd paneme me need 3 kokku ja me ütleme välja kõlava selge häälega oma arvamuse enda jaoks olulisel teemal. Ma võin olla aus, avatud. Kliima soojeneb ja planeedi elu igal ühel, et me peame midagi ette võtma. Praegused noored on tulevased otsustajad. Aga miks mitte praegused otsustajad? Eesti peaks lähtuma oma välissuhtlusel demokraatlikest väärtustest, samas unustamata majanduslikke, reaalpoliitilisi realiteete ja oma olulisi liite. Eesti peab säilitama avatud, tolerantse ja innovatiivse riigi kuvandi, et siia tahaksid inimesed tulla ja siia jääda. Maailm läheb üha keerulisemaks ja rahvas kõrgeima võimu kandja ei saa sellest enam aru. Inimene peaks teadma termineid, mida ta kavatseb kasutada, huvituma faktidest enne, kui ta otsustab või süüdistab, oskama ise mõelda, klappideta, kuulata ja siis alles tegutseda. Üks olemiseks sellisena, nagu sa oled, ilma illusioonideta, ilma hirmudeta, ilma eelarvamata. Liikumisharrastusel peaks olema oluline roll iga lapse, noore ja täiskasvanu elus. Super! Ja te oletegi läbinud esimese demokraatia trenni oma elus. Elagu demokraatia! Paistab nagu demokraatia. Tundub nii. See demokraatia ei ole sugugi lihtne ja kerge asi. On ikka raske vist. Väga raske. Tere tulemast demokraatia trenni. Tervetuloa oppimaan demokratiaa. Tulge demokraatia trenni.